Sa suudad eristada selle, millega sa praegu tegeled, mis on sulle oluline, sellest, mis ei ole oluline, mis jookseb sisse, maailm jookseb kogu aeg sisse. Ehk siis sa pead seda oluliseks, sa võtad prioriteedi. Kallis kuulaja, alustab saade Hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusid. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelastega, kellest võib tavaliselt väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldvee ja tänud, et oled minuga. Head kuulajad, enne kui tänase loo juurde läheme, annan ma teada, et ma hakkasin koostööd tegema Edu Akadeemiaga. Et ma olen päris mitu korda kuulnud juba inimeste käest, et nad tahavad rohkem ettevõtlikumaks hakata või ise oma ettevõtte teha, aga nad ei tea, kus alustada ja kuidas. Ja paljudel on tõesti hirmud, mis on täiesti normaalne. Ja sellepärast teebki Edu Akadeemia 27 ja 28 oktoobril Nordea kontserdimajas Wealth Forum Women. Et sinna tuleb kokku 1000 naist, et luua võimas energia ja saada ideid ja inspiratsiooni, aga samuti on see ka nagu suurepärane koht, kus networkingut teha ja endale rohkem sarnaseid mõttekaaslasi leida ja kes teab, mingi mastermind grupid teha või mis iganes, et teil mõtted seal tuleb. Et see on nagu üks suuremaid asju, mis seal juhtuda võib. Ja nüüd, kallid kuulajad, te saate ise nagu minna Edu Akadeemia kodulehele, osta pileti, panna promokood Hakkame tegutsema, kokku kirjutatud ja te saate 10% pileti hinnast alla ja mina saan ka väikse tasu selle eest, et nii te saate ka saadet toetada, kui arvate, et see on õige asi, mida teha. Et siis promokood Hakkame tegutsema, 10% alla Edu Akadeemia kodulehelt, nii et suured tänud teile kõigile, kes te seda teete, ette ära. Tervitused kõigile, et suur rõõm on teid kõiki tervitada ja aitäh teile, et olete selle aja jälle leidnud ja otsustanud kuulata järgmist lugu. Ja tänase loo kangelanna on meil Terje Mander, kes on fantastiline inimene, kes on mind hästi palju aidanud, inspireerinud ja temaga oli mul äärmiselt lahe vestelda, nagu mu tõesti kõikide lugude kangelannade ja kangelastega, aga Terjega oli kuidagi hästi lahe ja ta inspireeris mind väga palju ja on mind siiamaani nagu aidanud ja just nagu siuke vaimselt poolt ja joogat ja kõike neid ja kõigest sellest, mis ka täna ka räägime. Ja nagu ma olen siin maininud, et ma olen hakanud ka saate kangelaste ja kangelannade käest küsima igasugust auhinda, et ka seekord Terje pani nagu, et kõikide Facebookis, kes jagavad ja kommenteerivad seda saadet, kõikide vahel läheb loosi, et Terje tuli jälle vastu, et tunniajaline siuke konsultatsioon, et kas siis ise valite, et mis täpselt ja ma teen Terjega tuttavaks, et saate nagu rääkida, kes selle võitja on. Ja eelmise saate Kristjan Raude võitjad on ka avalikud Facebookis, et saab näha ja nüüd ma proovingi nagu jätkata siuke stiili, et rohkem väärtust teile tuua ja teile nagu anda võimalus ka selliste ägedate inimestega tutvuda, et nendega on lihtsalt tutvuda, kui te arvate, aga loodan, et on teil sama palju kasu, kui minul on olnud ja kes teab, et Terjelt saab väga palju informatsiooni just jooga, toitumise, tervislikuma eluviisi, mõtlemise ja kõik, mis sinna juurde nagu kuulub, et tal on väga palju, mida jagada. Ja alati, kui teil on küsimusi, mõtteid, kirjutage indrek@hakkametegutsema.ee ja kirjutage mulle Facebookis, pange kommentaare, share'ige, mida rohkem need saated levivad, seda rohkem inimesi kuulavad. Ja aitäh ja lähme tänase loo juurde. Tere, Terje! Tervist! Räägi, Terje, millega sa igapäevaselt muidu tegeled? Ma tegelen joogaga, tervisliku toitumisega ja nõustamisega ja ettevõtlusega. No, vaat siis. Ja emaks olemisega ka. 50% sellest ajast. Et kiired päevad? No, kuidas öelda, kuidas võtta? Kuidas teed nagu tuleb? Nii tuleb. Aga räägi mulle, kuidas sa jõudsid muidu selle tervisliku elude ja jooga ja kõik asjad, kas see oli midagi, mida sa alati oled tahtnud teha või see lihtsalt sattus su ellu? Ma olen alati võib-olla tahtnud seda teha ja samas see ka sattus minu elu tõi. Kuidagi tundub, et alati tegevused, mida ma teen, on niimoodi tulnud minu ellu, et vajadus on tekkinud.
enda füüsilise keha hoolitsemise eest ja huvi. Ja joogamaailma ma sattusin läbi selle, et mind huvitas psühholoogia ja inimene iseenesest ja 15-aastaselt ma sain aru, et siin on nagu midagi veel peale selle lihtsa sellise kooli, koju, sööma, trenni, magama. Ja kuidagi tekkis selline huvitav arusaam sellest, et midagi on nagu veel, et siin on mingi sügavamad mõõtmed ka olemas maailmas. Ja siis ma hakkasin nagu otsima, mis see siis võib olla. Ja siis sattusin joogamaailma. Aga läbi psühholoogia. Et ma läksin õppima peale keskkooli psühholoogiat. Ja bakalaureuse lõputöö oli mul siis, kuidas see oli, hästi keeruline nimi oli, idaretseptsioonist lääne psühhoteraapias. Ja mu soov oligi, kuna ma juba budismi lugesin ja igasugust sellist teadlikkusest ja kohalolust ja mindfulnessist ja nii edasi, olin juba visualiseerisin ise endale tulevikku ja nii edasi ja siis mul nagu see lääne psühholoogia tundus nagu nii jäämäe tipp, et pinna kraapimine nii-öelda, et ma juba nägin, et mis seal sügavuses nagu on, eks ole, ja mida see endas kätkeb ja siis mu lõputöö püüe oligi nii-öelda siis natukene selle lääne psühholoogia kindlaid alustalasi nagu murendada. Ja siis ma mäletan, et need, kes seal lõputööd kaitsesid seal need õppejõud tähtsad, et nad ikka nagu natukene tundsid ennast ohustatuna ja siis küsisid igasuguseid küsimusi, et ma pidin faktoloogiliselt kaitsma oma neid väiteid. Siis nad panid mulle B, et nad piisavalt ei suutnud seda siis nagu nii-öelda nimesid tuua, et ma polnud nagu nii kurssi ennast viinud selle 2500 aastase jooga traditsiooniga. Aga ei, väga lahe algus oli see, et joogasse sattusin niipidi. Aga kuidas 15 aastat üldse selle, kas sul vanemad või keegi mõjutas sind sellest või ise teadlikult tundsid, et nii, et elu ei ole ainult töö või kool, magamine, õppetöö, trenn, et tahaks nagu seda vaimselt arendada? Ma täiesti olen tagasi mõelnud selle aja peale, et see tekkis täiesti, ma ei kujuta ette, kus kohas tekkis, lihtsalt kuskilt tekkis huvi, teadmine ja siis tulid ka võimalused, et ma mäletan, käisin Luule Viilmat kuulamas, mingi Kullo esoteerika kool oli tol ajal olemas. Käisin seal loenguid kuulamas sellest ja et kõikide asjade tuum on siis nagu see teadlikkus ja tunne ja mõtlemine, mida sinna nagu, mis energia kõikide tegude taha me paneme, eks ole. Ja täiesti ise käisin antikvariaadis kuskil Kopli liinide ajal, tegin popikoolist, et mingisuguseid päiksetuuli, mingi esoteeriline ajakiri oli siuke, et neid sealt kuskilt saada, kui ema andis söögiraha, siis ma muidugi söögiraha ei maksnud. Käisin võtsin need antikvariaadi, need psühholoogia mingisugused ja esoteerika, mingi ajakiri oli päiksetuul, selle võtsin. Aga kuidas su klassikaasad või näed sellest, või sõbrannad sellest, et tuleb Terje ja hakkab rääkima meile esoteeriku juttu ja vaimsest poolest, et kas inimesed olid valmis selle jaoks? Et ega ma ei rääkinudki kellelegi sellest, see oligi siuke minu isiklik erahuvi, et vanemad keegi ei teadnud sellest ja ka sõbrad ei teadnud, et mul ei olnud nagu väga kuni 15 eluastani, jah, siis mul üks sõbranna tuli, kellega me koos nagu rääkisime sellel teemal, aga muidu jah, selliseid toetajaid ei olnud, et mu vanemad ka sellel teemal nagu üldse ei osanud ka kaasa rääkida, et nad olid nii teistsugused, jah. Aga kuidas sa selle üldse, miks sa üldse võtsid selle ette? Et see on ju päris nagu raske ju tegelikult, sa ei räägi mitte kellegile, siis uurid seda ja ta on vaimult ja tegelikult suht nagu no aga tegelikult on ta nagu põnev ka, et ta pakub ju praktikaid, et igasuguseid meditatsioonipraktikaid ja pranajaamasid, hingamise praktikaid ja nii edasi, et tegelikult on ta ju hästi suke huvitav süsteem, no ta on ju hargneb nagu lahti, et see on nagu mingisugune Pandora laegas, see on nagu mingi täielik maailm, kus sa saad nagu vastused oma küsimustele ja palju sügavama seletuse mingisugustele nähtustele, miks asjad on nii, nagu nad on ju. Et ongi nagu, sa hakkad nagu minema seda teed, on ju, et see oli süke, ta pakkus nii palju vastuseid ja sellist sügavamat, avaramat mõõdet elule. No, et oligi nagu süke minu teekond ilmselt siis juba varakust east. Aga mis need noorest east, et kui sa avaldad need küsimused või need, mis sa vastused said, nagu, et mida sa otsisid küsimustele ja mis vastused sa said? Et oli seal midagi sükest, et näe, ja sa tundsid, et nüüd pedas minema uurima veel. Tekisid uued küsimused. Võib-olla see oligi see nagu esialgu, et ma saan nagu ise luua mingisuguseid asju, on ju.
et asjad ei, võib-olla see taipamine, et asjad ei pea olema nii, nagu me oleme pandud, nagu mis marinaadi või mingisugusesse elu sellisesse keskkonda, et meil on need vanemad ja meil on need koolid ja tööd ja asjad, et võib-olla nagu see valikute võimalus ja see mõttejõud, et ma sain nagu selle esimese nii-öelda taipamise sellest, et me loome ise oma reaalsuse nagu, et me saame visualiseerida ja see kõik nagu tulebki, et mina sain nagu selle esimese sellise kogemuse sealt. Aga loomulikult, et ma ikkagi nagu manifesteerisin endale modellikarjääri ja siis ikka rikka boyfriendi, et selles mõttes nagu 15-aastasele anda need sellised vahendid kätte, ega ta siis nagu väga tark ei ole, on ju. ja see viis ka omakorda, et vaata, pead ettevaatlik olema, mida sa soovid, on ju, et tõesti be careful what you wish for ja siis see oli nagu, viis mind nagu sellisele 10-aastasele või 7-aastasele tiidtuurile nagu minu enda teekonnast palju eemale. No mis seal juhtus siis, et kas see oligi see, et sa läksid nii-öelda ahvatluste teed pidi, et oligi see modellikarjäär ja kõik see, mis kujutan ette väga hea, aga see ei olnud nagu sinu sisemine või kuidas see nagu välja paistis? Jah, et ma läksingi selle kergema vastupanu teed nii-öelda, et seda on kergem manifesteerida selliseid asju. Ja eks nad tulid ka kergesti ja ma käisingi ära, kogesin seda välist sära ja rikkust ja ilu ja kus inimesed nagu väljaspoolt endale nagu nii-öelda siis identiteeti kasvatavad ja rõõmu ja õnne nagu väljaspoolt läbi väliste tegurite siis endale nagu saavad. Ja kuidagi nagu aga seest ma tundsin ennast väga tühjana ja kuidagi areng jäi nagu ikkagi väga kängu. Aga ma lõpetasin sellel ajal ära psühholoogia bakalaureuse kraadi, sain lapse, nii et ega ükski asi ei ole elus nii-öelda siis asjata. Ja elukaaslane, kellega ma siis ikkagi 7,5 aastat koos olin, minu lapse isa, et siiamaani on tema minu teekonna nagu suurim fänn ja toetaja, et selles mõttes nagu mitte ükski asi ei ole vale, vaid kõik pidi ikkagi millegi jaoks olema ja väga õpetuslik. Räägi, mis sa veel nagu õppisid selle karjääri ajal, et mis need õpetused olid, kui sa nüüd vaatad tagasi, et kas sa muudaksid midagi või nii see pidigi minema? Ma arvan, et mida ma nagu tagantjärele õppisin on see, et mis iganes olukorras sa oled, see on sinu õppetund ja võta seda nagu täiega, võta sealt nagu maksimum, on ju. Et sa ei pea kartma mitte midagi, sa ei pea, et sa ei pea nagu tundma nagu, sa oled põhjusega seal mingit kogemust saama, see on sinu koht ja sul on nagu täis õigus seal olla. Ja täis õigus küsida, nõuda, saada, võtta osa igasugustest olukordadest täiel rinnal, on ju, et mida kiiremini sa võtad, nagu oled avatud sellele hetkele, oled seal kohal, koged seda kõike, seda kiiremini sa saad selle sama õppetunniga nagu ühele poole ka, on ju. Aga kui sa oled rahul olematu selles olukorras, mida universum sulle pakub või elu pakub, sa ei võta nagu sa ei lähe seda kogema täiel rinnal, siis ta võib aastaid kesta see kogemus ja sa ei saagi lahti sellest kogemus, sa ei saa edasi minna. Et mina kogesin nagu seda väga. Aga kuidas sellest välja tunne? Et kui sa nagu tunned, et... No võtta vastu kõik, anda oma maksimum ja siis ühel hetkel sa ise tunned, et sul on kõik. Sa ise tunned, see on sisemine siuke protsess ja on teatud tehnikad, millega sa saad ka kiiremini neid lõppe teha, et näiteks on olemas joogalikus maailmas on olemas sellised teanad või sellised nagu tehnikad, millega sa siis vaatad oma olukordadele edasi, vaatad seda tulevikku nii-öelda, on teatud stsenaariumid ja sa võid seda valida, sa võid seda mitte valida. Aga lihtsalt, et see julgus igal hetkel valida, et see on nagu hästi oluline. Aga kust sa julgus võtad? No see julgus on meditatsioon, ma arvan, et piisavalt nagu siis oma maailmasse juurdumine või oma sisemise minasse juurdumine ja toetus. Sellepärast, et me oleme alati kaitstud ja toetatud. Meie oleme väärtuslikud olendid. Meie saame ise otsustada kõike. Ja muidugi usaldus tundmatuse ees. See on väga hea. Aga see ongi enese tundma õppimise protsess tegelikkuses, et kui sa tunned ennast, see on see lõputu protsess, mina ei ütle, et mina olen valmis, aga et see ongi see enese tundma õppimise protsess, et sa tead, mida sa vajad, kuidas sa soovid, et su elu edasi jätkuks. Et seda elu ei ole ju meie manifestat, meie elu ei ole ju lõputult, on ju. See saab otsa ühel hetkel. 70, 80, see on fakt, on ju. Mõni võib elada 120 aastaseks, jah.
muidugi. Aga see on fakt, et meil on limiteeritud aeg, et siis küsimus on, et kuidas sa seda veedad. Ja kui sa midagi ei otsusta, siis otsustatakse sinu eest. Ja kui sina otsustad, siis vaatab universum ka see looja või mina olen usklik, mina usaldan nagu seda armu või tollesse või jummelisse või mis iganes see on, eks ole. Et siis on mingisugune universum, mis on kõik energia ja kui sina nagu oled oma otsustuse energias ja saadad selle otsustuse laine kuskile, siis see võngub ja ta tuleb, kajab sealt tagasi ja ta kajab teistmoodi kui siis, kui sa pole otsustanud. Nii et selles mõttes on julgus, julgus. Aga ütle mulle, kuidas peaks inimene alustama, kui ta kuulab seda juttu, et aga kas ma tunnen üldse ennast või kus ma alustan üldse? Kuidas ma iseenda tundma õppimisega? Sa peaksin tegema? No on olemas ridamisi tehnikaid. Too mõni näide mingi kõrgematest, mida nagu kuulajad saavad ise hakata kas või proovima või tegema? No kõrgematest on sisuliselt enese tundma õppimine läbi füüsilise keha näiteks. Küsida näiteks, mida ma tunnen. Mida ma päriselt tunnen. Mida ma päriselt vajan. Mida ma päriselt väärin. Ja kas see on see, mida ma peaksin praegu tegema? Kas ma olen õnnelik nii? Kui ma seda praegu teen, kas ma olen õnnelik aasta pärast, 5 aasta pärast, 10 aasta pärast? Kui ma seda teen, mis on tagajärg? On olemas kohalolu praktikad, mis on hetkes olemine. Et igas hetkes ma olen siin ja praegu. On olemas tehnikad, joogalikud tehnikad, meditatsioonid ja harjutused. Et ükskõik, kuidas sa nüüd astuma lähed, et on olemas ridamisi selliseid teid, mida pidi sina astuma lähedeks. Vaata, mõni inimene käib jooksmas hästi pikka aega ja siis tajub sellist mõtteselgust, kus tulevad hästi selged mõtted. Kus tulevad taipamised. Vaata, see on see koht, kus sa väsitad ära oma füüsilise keha, sa oled nagu kurnatuse hetkes, su mõistus on ka ära väsitatud, siis tulevad taipamised, selged taipamised ja need on nagu selged juhised, mida teed, mida sa võiksid käia. Ja selleks, et me õigeid valikuid teeksime ja enda autentset teed käiksime, et oma seda sisehäält kuulda, mis on nagu see tõde meie jaoks, on olemaski erinevad sellised füüsilise keha, siis emotsionaalse keha ja mõistuse keha vaigistamise tehnikad ja vabastamise tehnikad. Või siis teadlikkuse tehnikad selles mõistes, et ma tean, et mõtted, emotsioonid ja füüsilise keha aistingud juhivad minu reaalsust. Ja kui ma olen teadlik sellest, et nemad kõik juhivad, siis ma saan näiteks asendada mõne mõtte, mõne arvamuse, mõne tunde, emotsiooni mingisuguse vähe parema emotsiooniga või tunde või mõttega sellest. Ehk siis mina saan ise valida. Näiteks on hästi hea õpetaja Ingvar Vilido, kes teeb teadliku muutuse kunstikursuseid. Seal on erinevad tehnikad, see koosneb 5 kursusest. Seal on selline süstemaatiline praktikum nii-öelda sinu elu efektiivseks juhtimiseks, teadvele tulekuks kõigest, mis ei ole sina. Tihtilugu meie elu juhivad asjad, mis ei ole meie, mis on õpitud lapsepõlvest. Et see oma hingetee või oma õige teekonna käimine ongi see, et sa hakkadki vaatama, et mis on mina, mis see päris mina on, mis see päris mina tahab. Ja siis sa hakkadki taipama, et issand jumal, et see, mida ma arvan sellest nähtusest praegu, see on ju minu vanaema ütlus näiteks, on ju. Sa mõtled, issand jumal, et see, mida ma arvan praegu meestest näiteks, et oi, aga see on ju minu ema arvamus, eks ole. Ja siis, et appi, see, mida ma tunnen mingi asja kohta, see on ju mingisugune hirm, mis tekkis mul selles olukorras. Et on olemas erinevad tehnikad, mida võiks hakata tegema. Algus ongi võib-olla jooga, sest jooga on selline füüsilise keha nii-öelda siis ettevalmistus ja füüsilise keha nii-öelda nagu vabastamine sellele, mida sa tahad nagu avada. Või nagu tee rajamine sellele. Et ta toob esile asju, ta vaigistab kõigepealt ära sinu mõistuse müra, sinu emotsioonide müra ja lõdvestab füüsilise keha tasandi niimoodi, et seal tuleks selgus kõigepealt.
Ja vaata, siis sa saad hakata rajama ja siis on oluline veel toitumine ja elustiil. Et kui sa, ja keskkond, et need on nagu esimesed alustalad, mida sa enda jaoks võid hakata looma. Vaatad üle oma keskkonna, kas see toetab minu püüdlusi, minu eesmärke, minu soove. Ja vaatad täiesti neutraalse pilguga üle. Ja kui vaja, teed muutusi. Neutraalsesse, vaata see on kõige, ma segasin vahele absoluutselt. Aga ma arvan, et just see, et me oleme selles ühiskonnas, kus on igalt poolt surve või igalt poolt on need, et ma pean neid asju tegema, kuidas ma suudan neutraalselt mõelda, et mis see on ja kuidas edasi minna. No neutraalselt mõtlemine ongi see, et kõigepealt võib-olla siis proovida mõnda meditatsioonitehnikat, hingamistehnikat näiteks, proovi minna hatha jooga tundi näiteks, proovida vaikuse hetki näiteks, proovida hoida teadlikkust ühe koha peal näiteks, ehk siis keskenduda ühele asjale. Et võib-olla see keskendumise harjutus on selles mõistes ka hästi oluline teema, et mida ta teeb on, et sa oskad hoida oma tähelepanu ühe asja peal ja tegeleda selle ühe asjaga. Ehk siis sa suudad eristada selle, millega sa praegu tegeled, mis on sulle oluline, sellest, mis ei ole oluline, mis jookseb sisse, maailm jookseb kogu aeg sisse. Ehk siis sa pead seda oluliseks, sa võtad prioriteedi, sest et ikkagi prioriteet on see, mida sa teed ju, alati. Aga vaata, see nõuab nagu sellist tahtemusklit natukene, et sa pead nagu rakendama natukene nagu seda tahet, et seda teha, et see on sulle oluline. Sa pead eristama olulist ebaolulisest. See on ainukene võimalus. Ehk siis sina paned maksma ennast. Kas või punase kriidiga joonistad endale siia. Minul on köök praegu siin on ju. Köögi seina peale, mis on praegu oluline. Aga siis korra nädalas vaatad üle, mis on oluline. Kas see on enam oluline ja paned uue asja, mida sul nagu vaja on. Et nagu fookusseerida. Fookus on hästi oluline ja jooga meditatsioonitehnikad harjutavad sind keskenduma ja fokusseerima. Need on hästi siuksed süstemaatilised harjutused. Igasugune meditatsiooni harjutus tegelikult sobib. Ükskõik, mis hingamise harjutuse sa kätte saad, ükskõik, mis jooga asana hoidmise sa kätte saad. Ta kõik tegelikult õpetab sind hoidma fookust. Et see ei ole alguses kerge ja sa võid taibata, et näiteks mõistus ütleb, et lõpeta ära, ma olen väsinud, nüüd tuli mingi väljaspoolt mingi asi sisse, aga see ongi see harjutus, et sa harjutad, seda kõike tuleb harjutada, vaata, on ju. Et see on siuke harjutamine. No ma arvan, väga kannatlik peab olema, et seda peab järjepidevalt tegema. See on jah, isegi mitte ja kannatlikkus on ka selline asi, mida sa harjutad. See on ka midagi harjutada tuleb. Kui sul ei ole seda, siis sa harjutad. Ja see asi, et kui meil midagi ei ole, et me ei saa midagi teha, see on ka jälle meie mõistuse konstruktsioon, mis arvab midagi. Jälle mingi sabotöör, mingi takistus tegelikult, mida me räägime endale, need lood, mida me endale räägime kogu aeg. Et joogas on väga palju praktikaid, ma praegu ei räägi sellest, aga on väga-väga lihtsad kas või näiteks oma hingamise jälgimine, ütleme, kõige lihtsam asi. Sa hingad teadlikult, hingad sügavalt, alustad kõhu alaosa, viid oma hapniku kõhu alaosa, siis kõhu keskossa, siis kõhu ülaossa, siis diafragmasse, siis kopsu alaosa, kopsu keskossa, kopsu ülaossa, hingad niimoodi sisse ja välja. Samamoodi vastupidises olukorras. Sundimatult rahulik hingamine. Jälgid oma hingamist. Jälgid, viid tähelepanu hingamisele. Ja jälgid, lihtsalt jälgid. Jälgid oma hingamist. Tuleb mõte, tood tagasi tähelepanu hingamise jälgimisele. Keegi segab, kuulad mingit häält, tood tähelepanu tagasi hingamisele. Tuleb väsimus, tood tähelepanu tagasi hingamisele. Haigutad, tood tähelepanu tagasi hingamisele. Alustad niimoodi 2 minutist iga päev. Igal hommikul näiteks, igal õhtul. Või siis, kui meelde tuleb. Ja teed niimoodi ja praktiseerid seda. Ja võtad seda kui nagu harjutust, et sa harjutad ja sa tead, et sul on vaja seda fookuse hoidmiseks ja tähelepanuks. Väga huvitav, seda peab proovida. Jah, see on esimene sellised, neid on erinevaid, et täitsa võib teinekord võtta pundi kokku ja teha mingisugune
grupi harjutamise seeria ja ega meditatsiooniõhtud on olemas, et ja vaikust praktiseerida. Mitte, praegu saades harjutada. Ja praegu me ei hakka seda tegema, et see läheb liiga igavaks. aga räägi mulle, mis sinust nagu sai edasi, kui sa nagu said emaks on ju ja tulid on ju selle karjääri lõpust ära, et mis su enda nagu mõtted olid, et tuli koduema ja või kuidas ise nagu sealt edasi läksid? Mul on niimoodi, et ma lõpetasin selle ma elasin vahepeal teises riigis, olin koduema ja seal kogu aeg ma kotsin igasuguseid erinevaid kursusi, reiki kursus ja jooga kursus ja lugesin hästi palju toitumisest ja praktiseerisin ise toitumise ja ma elasin Ameerikas, oli hästi hea tol ajal seal olin Whole Foodsid ja Wild Oatsid ja mis seal on, need igasugused ökokauplused olid ja igasugused superfoodid ja kõik muud, et see maailm oli seal nii mõnus, exciting, vaata, lähed sinna raamatupoodi, ostad erinevaid raamatuid, kõigest, mida iganes sa tahad, mida iganes on ju. Ja hormone replacement therapist ja nii edasi, see on nagu the sky was the limit, mul oli nii põnev seal 2 aastat, me olime seal ja hästi palju tudeerisin ja siis, kui ma Eestisse tagasi tulin, siis ma läksin õppima edasi, ma tundsin, et see nii-öelda see ametlik akrediteering siis ühiskonnas ja lääne ühiskonnas on saadud siis selle paberi näol psühholoogia bakalaureus küll, aga vähemalt sedagi. Ja siis ma läksin edasi õppima ja paralleelselt ma läksin õppima Kundalini jooga õpetajaks ja rännakuterapeudiks. Ja paralleelselt kestis see aeg minu jaoks. Ja siis ma asutasin oma joogastuudio ja joogastuudios siis toimusid erinevad koolitused, ma ise andsin seal Kundalini joogatunde ja siis ühtlasi tegin ka rännakuteraapiaid. Ja rännakuteraapia selles mõttes ma olin ammu otsinud tegelikult psühholoogia valdkonnas midagi sellist, mis sinna tuumani nagu välja läheks, et kuidas ma puhastan ära selliseid sügavaid emotsioone ja kuidas ma seda elu ikkagi muudan, on ju. Ja rännakuteraapia on selline, mis läheb sinna valu-mälu kohta sinu kehas ja puhastab selle ära, selle algse impulsi, mis tekitas selle sinu takistuse või probleemi. Nii füüsilise, vaimse kui mentaalse või emotsionaalse. Et võt see on selline tehnika. Sisuliselt on see siuke juhendatud meditatsioon, mis läheb siis sinna probleemi alglättesse, puhastab selle. Ja see oli see, mida ma olin nagu otsinud, see oli täielik heureka. Nagu minu jaoks. Ma sel korral ma ei teadnud seda, et ta tuleb joogalikust liinist, sest et joogaga nagu nii spetsiifiliselt ma ei olnud veel nagu tutvust teinud. Aga see Kundalini jooga, see süsteem õpetas mulle teatud tasandini selgeks, nagu siis mis asi see jooga on. Ja nagu iga asjaga, et kui me kasvame välja millestki, siis tekivad nagu küsimused alati. Et huvitav, mina mõtlesin joogatunnis alati, et huvitav, et kui ma nagu joogatundi teen, Kundalini joogatundi, et siis mul võtab üle miski, nagu, et ma hakkan tegema hoopis teisi harjutusi. Ja tahaksin hoopiski nagu oma rütm või mingi voolavust tuli sisse. Ja Kundalini jooga on nagu natukene siuke nagu, öeldakse, et ta on nagu selline sõjameestele mõeldud jooga. Et kui seal kunagi sikid olid sõjas, siis olid sellised võimsad harjutused elujõu praana suunamiseks ja tekitamiseks, kui nad olid seal kuskil sõjatandril täiesti väsinud, joomata, söömata, siis neil oli vaja pumbata kuskilt nagu jõudu juurde. Ja siis esimesed harjutused tulid siis sealt liinist. Ja selle Kundalini jooga rajaja, Yogi Bhajan, oli tegelikult politsei ülem siis Delhi lennujaamas Indias. Aga ta oli sikk, ta oli usklik, nii et tal oli nagu väga huvitav taust on temal. Aga mida ta suutis teha, ta suutis luua sellise süsteemse jooga alustala, mis ongi nagu nii-öelda siis, kuidas me nimetasime seda, ütle mulle, frantsiis nii-öelda. Eduka frantsiisi lõi tänapäeval siis on ja, mis siis tänapäevani töötab, ta on küll 2004 vist suri ära või oli see vist. Ühesõnaga see selleks. Aga siis ma hakkasin küsima, et ja mingid küsimused tekkisid, et mingid osad olid seal nagu puudu. Ma tundsin, et ta õpetab oma interpretatsiooni, et seal on midagi veel, sest kui sa lähed nagu selle joogatunnis sa õpetad, sa lähed alistud sellele nii-öelda energiale ja siis seal hakkavad avalduma hoopis muud asjad, mida sa ise teed, sa tunnistad, et sa teed neid asju tunnis, sa õpetad, aga sa ei saa aru, kus need nagu tulevad, mis harjutused need siuksed on. No mõtlesin, et väga huvitav, et miski muu asi võtab üle, mitte see Kundalini jooga nagu see brošüür või see manual on ja.
Ja siis ma hakkasin nagu vaatama ja mõtlema, okei, on ju. Aga samas nagu rännakuteraapias tekkis siuke koht, kus ma nagu põlesin läbi. Mis mõttes põlesid läbi? No, mis on nagu algajate, ma arvan, et terapeutide või tervendajate teema ongi see, et nad ise ei ole oma nagu arenguga veel sellises kohas, kus nad tegelikult saaksid teraapiaid teha, et energiat, kui sa puhastad kuskilt kellegi blokeeringu ära, siis see peab kuskile minema. Ja kui algaja terapeut ei ole piisavalt nagu puhas, et ta neutraalset fooni suudab hoida, siis ta võtab endale külge asjad. Ja ma tegin 5 teraapiat päevas, mis on muidugi, nagu ikka, iga inimene, ükskõik mis ma kujutan ette ärivaldkonnas või valdkonnas, kui sa oled millegi sees, sa ei taju nagu enda piire, taluvuse piire, vastuvõtmise piire. Teraapias veel eriti tuleb hästi hoolitseda enda puhtuse eest. Et sa seesmiselt nagu oled puhas kogu aeg, töötad läbi ja puhastud ise ka ja ise saad ka teraapiaid samal ajal, sest sa pead olema see puhas väli, eks ole. No ja siis seal tekkisid mingid probleemid ja asjad, ma tajusin seda, et ma võtsin nagu külge klientide selliseid nagu mingisuguseid energiaid. Et Eckhart Tolle ütleb samamoodi näiteks, et üks kohalolu praktik maailmas kuulus ütleb, et ka oma kogemusest rääkis, et kui ta on konfliktses situatsioonis kuskil ja ta läheb teise ruumi, siis keegi võib täiesti suvaliselt tema peale karjuda või selle sama konflikti energiaga võib tekkida teises ruumis või teises kohas täpselt sama asi. Et sa ei puhasta neid energiaid ära, on ju. Ja siis ma käisin Indias, uurisin ajurveedat seal Indias täitsa, olin 4-5 kuud järjest Indias, kohtasin Osho sentris, olin Osho keskus, tegin Osho praktikaid, kohtusin väga toredate inimestega, käisin Rishikeshis, kohtusin joogaõpetajatega ja teadmameestega ja kõigiga, väga palju sain tarkusi ajurveedast. Ja siis tulin tagasi siia ja siis viis mind elu kokku Kriya Hatha joogaga ja õpetaja Ingvar Vilitoga, mis oli nagu edasi sellest, mida ma olin õppinud. Et kõik on nagu siuke evolutsioon, on ju, et kui sa oled valmis, siis tuleb ka õpetaja. Ja tema õpetas mulle vabastamise tehnikat. Et ei ole vaja teatud olukordades samastuda oma probleemidega, vaid et on olemas sellised tehnikad, mida sa saad siis rakendada. On teadvel olek kui selline nähtus, mis ongi nagu kirgastumine või virgumine. Ja kui sa saad teadlikuks sellest, et sa saad olla teadvel, siis muutub sinu maailm väga palju kergemaks, sest sa ei samasta enam elu välispidiste nähtustega. Ja siis avaldus minu elus uus maailm, siis tuli Kriya Hatha jooga õpingud, siis tuli jooga algteooria tegelikult, mis tuleb Patanjali suutrast hoopiski, mis on kõikide jooga liikide alustala. See ei ole ainult jooga harjutused, vaid tegelikult ongi virgumise teekond, ehk siis sa jõuad minani, ehk Jumalani, sa jõuad selleni kõrgemani, absoluudini välja oma arengus. Ja see on Patanjali suutra on siis nii-öelda sõna-sõnalt sinu iseendani jõudmise teekonna kirjeldus, mis on jooga, mis algabki jooga suutrates ehk siis Patanjali suutras on 1 lausega mainitud jooga harjutustest. Ja siis, et veel, et jooga harjutused, kuidas tekkisid. Niimoodi, et joogid ehk siis need, kes iseendani jõudmise teekonda seal käisid seal kuskil Kollimägedes Indias, Chennai osariigis ja igal pool Rishikeshis kuskil Eraklates, kus nad olid seal mägedes, eks ole. Kui eluenergia tõusis, aktiveerus kuskilt alt, tuleb läbi meie eluenergia, siis meil on teatud blokeeringud meie kehadeseks. Ja selleks, et see eluenergia sealt läbi läheks sellest blokeeringust, siis joogid spontaanselt mediteerisid niimoodi selles palveasendis, seljad sirgus, ilmad kinni, laskusid mingitesse asenditesse. Lihtsalt spontaanselt tekkis, et energia läbi käiks. Nad spontaanselt mediteerides, istudes niimoodi, laskusid asendisse. Ja siis tavainimesed vaatasid, et okei, et kuule, nii võib ka virguda. Kui me selle asendi järgi teeme, siis me ka virgume. Saavutame siis iseendana olemise, jõuame endani, Jumalani. Ja siis nad hakkasid kirja panema neid asendeid ja sellest on tulnud need asendid. Et ühesõnaga see eeldus on see, kui ma teen neid asendeid, siis ma jõuan ka sellele teekonnale. Ühesõnaga,
Väga huvitav. Aga ütle mulle, kuidas sa nagu Eestis nagu, kuidas ma ütlen, neid joogaasutusi need, et kõik inimesed on väga skeptiliselt jooga ja sellega, et miks seda vaja ja kuidas seda vaja ja et ma olen sellest päris palju rääkinud, et see on nagu hästi põnev. Aga kuidas sul enda nagu, kui sa selle enda nagu joogakooli ja selle teed, kuidas nagu inimesi saada ja kuidas temad nagu suhtusid ja kuidas sa näed, kuidas see praegu ühiskonnas vastu võetakse üldse? Arvan, et see valmisolek on väga praegu omal kohal, et iseenesest muidugi, kuna ta on nii populaarne, siis turg on nagu ebaühtlane väga ja turg ei ole nagu ka toitumise osas, ei ole turg üldsegi nagu mõõdistatud mingit pidi. Et kõik, kes pakuvad joogat, pakuvadki joogat ja kõik, kes on 200 tundi joogatundi läbi teinud, ongi akrediteeritud, et mina nagu seda õigeks ei pea. Sest et jooga kätkeb väga palju, võib seal valesti minna, väga palju, ta on väga sügav teadus, kui seal midagi avaneb, see on ikkagi arstiteadus, sisuliselt on see kirurgia, sisemine kirurgia või inseneritöö. Et see, et üks õpetaja võtab nagu vastutuse, on väga suur vastutus tegelikult, väga palju võib untsu minna. Et mina vaatan täna seda, aga inimesed on väga vastuvõtlikult ja mida ma soovitan, loomulikult ma soovitan kogemustega õpetaja juurde minna. Ja mitte minna väänama ennast kohe, või valida lihtsalt hatha joogatund, kriya hatha joogatund, yin joogatund ja ikkagi õpetajad, kes on ikkagi kogemustega ja vaadata resümeed läbi, et kellel on natukene rohkem kogemust kui ainult 200 joogatundi mingisuguses joogakoolis kuskil üle maailma. Aga mis ongi see kogemus? Ma ei tea mitte midagi joogast. Mis ma pean järgima või mis ma pean tähele panema? Noh, kogemus on see, et ma arvan, et aastate kogemus on see. Lihtsalt, et on korralik joogaliin näiteks, on olemas teatud õpetajad lihtsalt, kes on 5-10 aastat näiteks olnud joogamaailmas, ütleme, et 5 aastat on kindlasti mingisugune aeg, kus pidevalt praktiseeriv joogaõpetaja on saanud esiteks tõestada ennast, elulisi kogemusi, praktikat ja kindlasti ka seda, et ta käib küsida inimestelt, et mitte ainult ühe soovituse peale minna ja reklaami peale minna, vaid uurida natukene õpetaja tausta. Uurida, mitu kooli ta on läbinud, kus ta käinud on, kus ta praktiseerinud on, mis on tema teadmised, mis on tema taipamised, muidugi välja nägemine, eks ole. Ja energeetiline tunnetus ka, et kas sa tunned temaga nagu sellist suhestumist. Aga kuidas sa näed Eestis pealt, et mina kui tüüpiline mees, ma võtan, et mul ei ole seda vaja, et las naised käivad. Või kuidas sa näed, kuidas meil praegu arenenud on? No tänapäeval hakkab juba läbi saama see müüt, et see on ainult mingisugune naiste virgutusvõimlemine. Väga palju mehi leiavad just mehi, kes on ettevõtluses, kellel on väga palju stressi, kellel on väga palju pingeid. Jooga ei ole võimlemine, ammugi mitte. Jooga on kõikide kehade joondumine, ehk siis sinu mentaalsus rahuneb, sinu uitmõtted, stressitase füüsilisel kehal vaibub, su füüsiline kehal lõdvestub ja emotsioonid lõdvestuvad, taanduvad ja tuleb selgus, meeleselgus. Ehk siis mida jooga teeb, ta joondab. Et mida rohkem inimesed seda teavad, seda rohkem nad leiavad selliseid häid joogaõpetajaid, kes ka täpselt seda, mida jooga teeb, ka neile kohale siis toovad või pakuvad. Et meesterahvad on, mida enam ma kuulen, et hästi tore on näha, et joogatunnis on vähemalt, ütleme, minu viimased kogemused ongi, et pooleks on täiesti, nii mehed kui naised. Toitumise poole pealt on muidugi naised ees. Loomulikult, et naised viivad meestele neid toitusi koju ja räägivad, et kuule, see on tore ja proovime nüüd seda ja kuule, nii on ka, eks ole. Et mehed ikkagi on nagu, mehed on ju. Aga jah, et see jooga on pigem nagu joogid olid ju mehed. Ega joogidest naisi on vähem kui mehi. Siis tegelikkuses jooga oli ikkagi nagu meestele avatud. Aga räägime see toitumine sinna juurde nii oluline? Toitumine on sellepärast oluline, et kui me teeme joogaat või üleüldse oleme vaimsel teel, siis meil on oluline, et me oleksime kontaktis oma füüsilise kehaga. Füüsiline keha on see parameeter, mis annab meile tegelikult, füüsiline keha annab ju märku erinevatest olukordest. Kui me oleme endaga kontaktis näiteks, et kui meil on olukord, kus me võib-olla ei peaks olema näiteks, füüsiline keha annab meile seda võitle põgene nagu impulssi. Ja kui me oleme, meie füüsiline keha on nagu siukse, halva toiduga, madala toiduga, mis on nagu siuke, valged jahutooted, alkohol, suits, kui me oleme nagu mürke täis, rasked, siis esiteks me ei tunneta intuitsiooni. Me ei tunneta oma tundeid, me ei ole kontaktis, see kontakt on õrn.
No samas me oleme ju Eestis ju kasvanud üles kapsa ja kartuli ja musta leiva peale, kõik on ilus ja hästi. Ma ei räägi sellest, see ei ole, selle asi ei ole halb toitumine. Tänapäeval on see, mis on meie Eesti toitumine, on väga, väga okei toitumine, sest me oleme sellega kasvanud. Ma räägin sellest, kuidas neid kasvatatud on, kuidas neid töödeldud on ja millises koguses ja millal, et kas see on vastavuses sinu elustiiliga. No näiteks, et kui sa istud hommikust õhtuni arvuti taga, eks ole, selg küürus on ju, või no mis iganes, eks ole, sa ei liiguta, sa ei võimle, sa ei ava ennast mitte mingit pidi ja sööd palju, siis sa oled ülekaaluline. Ja sinu põhienergia on siuke raske energia. Raske, loid, uimane energia. Ja maailmas toimub nii palju, sa ei olegi vastuvõtlik välistele impulssidele, sa suudad võib-olla navigeerida seal oma potentsiaalist võib-olla mingi 10% ainult. Nüüd, kui sa hakkad toituma nagu enda elustiilile sobivaimal viisil, siis sa oled vastuvõtlik, sa taipad, sa näed rohkem, su mõte on su füüsiline keha on energiast täidetud. Sa saad olla paindlik. Sa saad, sa oled avatud, sa oled rohkem avatud. Et võt see on see. Ja muidugi sa oled terve, mis eristab sind siis sellest, kes ei tee seda. Et sellepärast on toitumine hästi oluline. Aga kuidas see nagu, ma tulen tagasi veel selleks, et on ju hetkes olemine ja toitumine see, et kuidas see nagu tänapäeval nagu just nagu noortele sükest asja, sest nemad on hetkes ainult oma telefonis. Et see on, kui sa käid ka ise nagu sõpradega väljas, igal pool, kõik on ju telefonides. Ja see tuleb rohkem ja rohkem peale. Et kuidas neile sa näed, et kas see põlvkond hakkab aru saama sellest samamoodi, et hetkes olemises ja ka õiges toitumises, sest ma ise usun ka, et kui sul on õige toitumine, sul on rohkem energiat, sul on rohkem tahet teha ja sa oled rohkem aktiivsem. Aga kuidas seda nagu, peaks olla noortele vaata, sest nendel on ju savi ju tegelikult mõnes mõttes. Jah, et eks vanemad on eeskujuks oma lastele ju, see on kõige olulisem vast nagu algus lähtepunkt. Ja ega siis ju keskkond ongi see, mis loob, et ma ei oska siin nagu öelda, et maailma ei saa nagu parandada, et see on nagu trend. Ainukene asi on see, et olla avatud ja endast anna maksimum. Ja loomulikult nii palju kui võimalik nagu alguseks valida nagu keskkond, et ütleme, et ma panen oma lapse sinna kooli, mis on võib-olla teadlikum, kus on intelligentsemad inimesed, kes võib-olla ise rakendavad mingit taimetoitlust või on tervislikud toitujad või koolidirektor on näiteks selline, kes hoolib sellisest asjast, et mina nagu valiksin, kui mu laps läheb ka lasteaeda, ma valiksin lasteaia selle järgi näiteks, kui see on mulle oluline, et valida neid gruppe, huvigruppe juba algusest peale lapsele, et kust mina soovin, millises nagu nii-öelda pinnases mu laps võiks võrsuda. Et ma valin juba ette, ma mõtlen nagu ette. Et loomulikult kõigil ei ole võimalust oma last panna eralasteaeda näiteks või siis kuskile sellisesse kooli, nagu on Kaia koolid või Rocca al Mare koolid või rahvusvahelised koolid või siis on Waldorf koolid või mis iganes uued koolisüsteemid on. Aga miks mitte luua midagi sellist ja ise algatada see? Sest et Eesti Vabariigis on võimalik väga palju algatada ise asju ja ära teha ja paremat ühiskonna luua. Sa võtad selle aja, sest see on sulle prioriteet. No kuidas selle prioriteedid kirja pane? Või et ma ei tea ju, kas on või on. No kui see on minu jaoks prioriteet, siis see on minu jaoks prioriteet, siis ma teen selleks kõik. Siis ma pingutan, see on minule prioriteet ju. Et prioriteediga on väga selge lugu, vaata. Kui see on sulle prioriteet, siis see on prioriteet ja sinu asi on selles mõttes nagu teha see siis tähtsaks ja panna sinna oma energia. No see ongi see, et paljud lähevad ühiskonnaga kaasa. Kõik kui teised teevad niimoodi. Miks mina võiks niimoodi teha vaata? No siin tulebki see koht, et tuleb otsida omasuguseid inimesi, kes leidagi omasuguseid inimesi, kes samamoodi mõtlevad ja tänapäeval on võimalik see sellepärast, et sa võid kas või Facebookis teha community. Lihtsalt panna nagu umbes laste tervislik toit koolis, laste tervislik toit või siis nagu hea kool näiteks või et milline on hea kool, et milline on parim kool mulle, kõik annavad nõu näiteks kõigile. Mis on tegelikult väga oluline. Hea kool, mis on hea kooli näitaja? Tervislik toit,
vägivallatu keskkond, teadlikud õpetajad, õnnelikud õpetajad näiteks, 3 asja. Palun väga. Et miks mitte? Mis nüüd takistab veel? Jah, mitte midagi ei takista sind olema esimene, kes seda teeb. Aga räägi mulle, ma küsin ka seda, et mis sulle, me rääkisime sellest, aga avatus just, et kus ma tean, et ma olen avatud inimene või ei ole? Kuidas ma üldse seda, äkki ma arvan, et ma olen avatud inimene, aga ma ei tea. Ja sa võid olla täiesti avatud inimene mõnes olukorras ja sa võid olla täiesti avatud igas olukorras ja sa võid olla vahest sa võid olla täiesti suletud inimene, on ju. Et see jällegi sõltub, on ju, et kus on sinu turvaruum, et milline on sinu turvatsoon, et kas sa tunned, et maailm on avatud sulle ja mingites olukordades kindlasti me tõmbame nii-öelda kinni ennast, on ju. Aga kas ma pean olema kogu aeg oma turvaruumis või ma pean just turvaruumist välja tulema nagu see, et see ongi see koht, et kus ma mõtlen, et kuulajad või ka mina ise kuulen, et mis ma, kuidas ma võiksin nagu, mis on nagu parem või kuidas nagu käituda? Ma arvan, et avatud tasub igal asjal olla. Selles mõttes, et avatud igal asjal on see, et kui keegi tuleb mingisuguse mõttega, kui maailm pakub sulle midagi, siis sa oled avatud selles mõttes, et sa võtad seda tänuga vastu, kui pakutud, sest kõik on meile kingitus, kõik on meile pakutud, mis meile tuleb, see on meie kingitus. Tegelikult on see meile kingitus. Ja meie asi on, kas me võtame selle vastu ja ei võta. Kas me ütleme jaa või ei. Ja siis nii ongi. Aga kõik ei pea vastu võtma loomulikult, aga siin ongi see intuitsioon, eks ole, ja mida sa soovid saavutada oma elus. Ja kas sa tunned tundmatut, on ju? Et prioriteetide küsimus jälle. Vahest on hea ühtepidi teha, vahest on hea teistpidi teha, vahest on vaja olla väga maine selles mõttes, et oma tegevustega, selles mõttes, et mitte võtta väliseid sisendeid, eks ole. Kõik, kui sulle pakutakse see, mis sulle kasu toob antud tegevuses, kuidagi rikastab sinu maailma, võib-olla see tundmatuski avab sinu maailma, raputab lahti, mis eesmärk nagu on, on ju. Et avatud tasub alati olla, sa ei tea kunagi, kuhu see elu viib, on ju, nagu Osho ütleb, et life is a mystery to be lived, on ju. Et elu on müsteerium, mida elada, millest osa saada. Ja tuleb kulgeda selle teed. Ja, siin on siuke balants, jah, see on siuke, eks see on nagu siuke köiel kõnd parasjagu, on ju, et mis sa nagu võtad oma ellu. Ja eks ta on erinev igal ühel inimesel, et kõike saad katsetada oma elus. Mu sõbranna nii toredasti ütleb, et iga inimene käib elus läbi kõik kogemused ja kõik faasid, lihtsalt järjestus on igal inimesel erinev, et ta saab kogeda kõike. Aga lihtsalt igal ühel on see järjestus ja siis see ajamõõde on ka erinev. Ja ma arvan, üks oluline asi, mis on nagu siin mainistagi see, et sina ise võid otsustama, mitte see, et sa ei lase elul otsustada sinu eest. Ja see on, ma arvan, et hästi raske just nagu, ma arvan, paljudel on, et ma käingi nagu 9-5 tööl või siis mis iganes on ju, või ma käin koolis täpselt niimoodi ja ma käin niimoodi, aga need otsused on mõnes minu eest juba ära tehtud. Ja nagu, et sealt nagu välja tulla nagu äärmiselt keeruline, sellepärast ühiskond ju nagu mustri on ette näidanud. Ja kõik on nagu, et ma peangi minema peale kooli, ülikoolist tööle, töölt surnuaedale. Tegelikult on see, et selles osas tasub küll olla avatud, väga hea, et me seda räägime, et sellel hetkel just tasub olla hästi avatud, et kui sa saad aru, et sa saad valida juba, kui sa oled selle taipamise juures, et ma saan siin valida, siis tasub nagu alustada väikestest sammudest. Et iga muutus on hirmutav ja see on normaalne, sellepärast, et me läheme tundmatusse, mida mõistus ei tea, me ei ole kogenud seda, me ei tea, mis tuleb ju tegelikult. Ja siis me tahame turvasoonil tagasi minna. Ja, et selles mõttes, et on kerge kukkuda tagasi ja tõenäoliselt see võib-olla paar korda kukudki. Võib-olla ei kuku, on ju, me ei tea on ju seda. Aga siis, et oluline on vaadata, et mis on minu reaalsed võimalused täna, mida ma saan selle jaoks nagu ära teha täna, mis on minu käes võimalused. Et kas mul on mingi võimalus teha seda, teha midagi sinna suunas, mingi sammu astuda, kõne sõbrale, saad aru, Facebooki kiri, ma tahan seda teha. 2 minutit hingamisharjutus. 2 minutit hingamisharjutuse hommikuti, tee midagi teisiti, täiesti teistmoodi, ütle jaa asemel ei või ei asemel jaa, saad aru, mine kohta võib-olla mingi sõber, kes on kogu aeg sind kuskile kutsunud, sa oled ei, ütle seekord jaa, vaata, mis saab näiteks. Iga natukene püsinud seisva energia lahti lammutamine on sellel hetkel alati hästi kasulik, sest ta lammutab midagi muud ka lahti, ükskõik kus sa selle pusletüki lahti teed tegelikult teistmoodi, sa võtad ära selle pusletüki. Ja siis see pusle tegelikult ükskõik, mida sa teed, see ei saa enam sama olla, sest sa oled ühe pusletüki ära võtnud juba. Et sealt see võib murenema hakata.
et selline on see avatuse teema, jah. Ja seda, see ongi see, et sa tuleb teadlikult nagu jõuda, sest ma tean, et mul on endal sama probleem olnud, et ma olen teatud olukordades lihtsalt läinud ja siis ma teengi sellepärast, et enne on tehtud niimoodi. Ja siis ma jään sinna. Ja sealt ei oska välja tulla. Ja siis ongi minu jaoks on see, et ümbritsen teistmoodi inimestega. Ja see ongi teinekord ongi just see, et sa pead rohkem inimestega rääkima, et sa võib-olla ei oska neid samme teha, aga kõige lihtsam on tegelikult just minna ja rääkida. Ja siis sa võid avastada hoopis teisi asju. Minna ja rääkida ja just siis olla nagu avatud selline õppimine, et aitab ka vahest see, et kui sa ei tea mitte midagi. Et sa ei tea nagu mitte midagi. Et tegelikult sa ei tea mitte midagi, et selle tunnistamine ka vaata, et sa jätad kõik oma need vanad teadmised täiesti ära, et ma ei tea mitte midagi. Lähedki täiesti puhas leht. Täitsa nagu ma ei ole mitte keegi, ma ei tea mitte midagi, ma ei oska mitte midagi, ma lähen kuulan lihtsalt nagu üks nagu vastsündinu lihtsalt, kuulan sellise avatuse ja süütusega. Jah. Ma arvan, et see on hea koht, et hetkel lõpetada ja Terje, ma küsin sinu käest küsimusi, mida ma ka nagu iga teise külalise käest olen küsinud. Et ma alustan sellega, et kas sul on endal mingi kindel hommikurutiin, kuidas sa endas esimesed 60 minutit päevas, et kuidas sellest käima saad või mingid asjad, mis teed? Jah, on küll, et ma tõusen hommikul üles tavaliselt ja siis kuulama oma mõtteid. Mentaalsus käivitu, ma kuulan oma mõtteid, siis ma vabastan teatud asju, teatud pinksusi, emotsioone ja mõtteid ja kontseptsioone, mis mul asjadest on, kui need on. Ja siis ma loon päeva. Ma loon endale päeva. Ma loon endale selle, mis tunnet ma tahan tunda. Ma loon endale selle, mis tegevused seal on. Ma loon endale, kui ma näen mingit probleemi, siis ma teen selle ümber enda jaoks. Et selliseid asju ma teen ja siis ma teen oma joogaharjutusi. Ja kaua see võtab sul? See joogaharjutused võtavad, ma arvan, maksimum 5 minutit aega. Aga kõik see varasem asi, ma arvan, et selleks läheb oleneb tõusmisest ja asjast, et oleneb, kui pikalt ma teen, et kui mul on aega, ma teen pikem, et kui ei ole, siis ma teen natukene kohe, kui ma tõusen, ma hakkan tegema, et ma olen selle harjutanud endale selliseks automatismiks nagu natukene. Automaatseks selliseks nagu see on kuidagi külge jäänud. Räägi, mis on sinul nagu, kas sa ise oled, ma vist arvates tean juba, aga mentorid kasutanud ja kas sa oled ise mentor teistele? Ma olen kasutanud ja olen ka ise. Et mõlemalt poolt nagu teen seda ja. Aga kuidas see on nagu sinu elu nagu mõjutanud? Väga palju, et ma olen hästi tänulik selle üle, et on olemas targemaid inimesi ja ma alati otsin targemaid inimesi ja alati kuulan targemaid inimesi ja alati soovin mentoreid oma ellu. Et on nii palju valdkondi, mida on vaja teada, tunda. Me kõik oleme teatud valdkondades võib-olla omal teel, midagi nagu kogenud ja midagi oskame, aga on arengus, on nii tore, kui on selliseid inimesi, kes aitavad, sõna otses mõttes aitavad, et ma olen nii tänulik, et mul on nii palju neid inimesi ja alati nii õigel ajal nad nagu tulevad, et ma olen nii tänulik selle üle. Ja alati, kui keegi tuleb, et siis ma täpselt tean, kui tänulik mina olen, et ma ka aitan alati. Väga hea. Kui ma suudan. Ütle mulle, kui sul oleks võimalik panna plakat üles Vabaduse väljakul Raekoja platsi ja mitte reklaamises, et mis oleks sloogan või mis oleks see asi, mida sa tahaksid inimestele nagu öelda? Olge hetkes ja armastage. See on väga kiirelt. Sa oled neid pannud vist vahel. Mis oleks üks asi, mida sa soovitaksid kuulajatel tegema hakata? Vahet ei ole, kus nad on või mis nad on või mis valuvaldkonnas, et mis sa näeksid võiks nende elu muuta? Süksed tervislikud mingid distsipliinid. Nagu toitumise osas vett juua rohkem näiteks, liikuda rohkem, mingi üks distsipliin. Mingi üks päeva asi, mida sa igapäevaselt nagu teed, mis on sinu distsipliin nagu, mis taastab sind, laeb sind, mis on nagu siuke ekstra sulle, mis sinu kvaliteeti tõstab. See võtta oma ellu, midagi valida või nagu välja. Ja millest võiks alustada? Seda peab ise otsustama. Ise otsustad. Väga hea. Ja viimasena ma küsin, et kuidas mina või meie kuulajad siin abiks saada olla? Ohoh, no
absoluutselt igasugune abi on teretulnud, kes tunneb ennast ära, kes soovib panustada erinevalt. Tööjõud on alati vaja, City Detoxi programm, mis on nüüd Restart programm, vajab alati töökaid käsi, siis igasugused ettevõtluse arendajad, siis frantsiisi spetsialistid, raamatukirjastajad, tõlkijad ja muidu inimesed, kes ennast ära tunnevad siin, et võivad julgelt ühendust võtta. No väga hea, super. Aitäh teile sulle. Aitäh sulle. No nii, selline oli siis tänase kangelanna lugu, et suured tänud Terjele ja ma loodan, et ta inspireeris teid sama palju, kui ta inspireeris mind. Et mul oli see äärmiselt õpetlik ja vaimne pool ja jooga ja kõik need asjad, et ma olen enda peale alati mõelnud, aga ma ei ole just väga palju võtnud midagi ette, et neid hakata tegema ja nüüd ma viimased 1,5 kuud olen hingamisharjutusi ja seda hetkes olemist ja sügisel tahan Terje juhendamise natukene ka joogat proovida, et põnevad ajad on ees. Ja nagu ma saate alguses mainisin, et Terjega oli siis nõus tulema mulle vastu ja annab sellise ühe konsultatsiooni, et see siis läheb kõigile Facebookis kes kommenteerivad ja jagavad seda saadet, et see läheb siis 1,5 nädala jooksul peale seda saadet loosi, et ennem uut saadet on siis see välja nagu loositud. Ja suured tänud kõigile, et alati teate kirjutage mulle indrek@hakkametegutsema.ee on mõtteid, soovitusi või äkki soovitate, kes siia saatesse võiks tulla ja